Tšau, Parvikassad. Tšau. Martin, näita meile, mis meil on täna siis. Täna me saime postikanalt ühe väikse paki jälle sellise, siin Parvikassad peale kirjutatud. Ja, siin on Vikmani silta kõik kohad täis. Ehk siis Vikmani Märt tegi meile jälle ühe üllatuse. Väljakutse ühesõnaga. Seekord me teeme nii, et me võtame siit pakist välja kõigepealt esimese asja ja näitame teile seda. Ja järgmine saade näete teist asja. Aga me tõesti ei tea, mis siin on. See on nüüd sulanud öö läbi. Võib juhtuda, et see ei ole päris sulanud, öeldi mulle selle peale. Et vaadake ette, et pange mingi veevann kuskile valmis. Oota. Asi number 1, mida me siis tegema hakkame. Tegemist on siis Dino ribidega, ütleme nii. Ja kirjad ütlevad, et see on väga kõrge kvaliteediga lugu. Ehk siis see on Uus-Meremaa veisribi ja väga hea produkt jälle. On. Täna saab hästi süüa. Täna saab tõesti hästi süüa. Et see on nüüd küll siin kanal me oleme teinud kusjuures 2 korda. Ühe tegime Franklini meetodil, ühe tegime iseenda meetodil ja täna mul on pea sees üks asi, mida peab nendega kindlasti proovima. Nimelt Pitmaster X Texas. Ja natukene surtsukese Holy Graili ka veel peale, siis on kõik nagu parimad asjad nagu kokku pandud. Aga laseme kõigepealt suitsu ja? Ja. Kusjuures me võime, neid on siin sees ju 2. Me võime teha veel nii, et me paneme ühe wrappi, teist ei pane. Sest see Franklini meetod, mille me tegime, kus viitsib mingi otsige ülesse, meil on listid ka, playlistid. See oli otsast lõpuni paljalt ja ülimaitsev oli kusjuures. Me võime teha ühe wrappi, teise mitte ja teha väike võrdlus. Ja siis on see ajavõrdlus ka kindlasti, et selles suhtes, et... Ja puhkama peab niikuinii, et wrap saab parem valmis, mis seal salata. Jaa, aga me saame panna ta kuskile soovekasti või mis iganes ootama teist. Ja, absoluutselt. Ootab. Nii, aga hakkame sellega minema. Nii, võtame need välja. Ei oska läheneda. Kohe tuleb tõe hetk. Oluline on vaadata veise selle rivi puhul seda, et sul oleks siin rasva lihases. Ja siin ikka on seda . Siis teine asi. Seda rasva, mis siin peal on, seda me ei taha. Aga see, mis siit alt välja tuleb, on... Aitäh, Vikman, aitäh, Märt. Korralik marble. Täna me sööme hästi. It's gonna be great. Ikka väikest. Kõik see rasv, mis siin on lihastes, see sulab ära ja siis jääb siuke kallerdis koos Dino ribi kalles, et Dino kondiga, eks ole, et fakt on see muidugi, et see tõmbab kõvasti tagasi ka muidugi. Siuke 30% kaob ära. Võib-olla isegi rohkem. Kui keegi nüüd küsib, siis ei, seda, me ei söö siit alt seda niikuinii. Ja maitseste ka. Siin on topelt kiht veel, ehk siis see on veel ja ma ei ulatu selleni, et sellel ei ole mõtet. Küll aga peaksime nüüd tegema kuivaks ja puhtaks natukene siit. Paneme mingi paindriga või sidusaine ka või? Kumb? Pane oliiv siis. Jälle, see on keeratav. Nirega, jah? Nirega. Tee see ka lahti. Lahti. On jah? Jaa. Tegin ju.
tal on topelt. Ei ole topelt, see oligi see. See on sinna kaane külge jäänud kinni. Ju ma siis tegin midagi muud lahti. On mõned lahti teinud juba. Jah, oligi ka. Heldelt ja mitte jah, see on nii suur tükk, et ei mingit kahtlust, et heldelt. Ja ei tasu unustada, et see maitseaine, mis sa siia peale paned, moodustabki selle kooriku pärast. Ja seda koorikut me tahame. Nii, kumb mul on? Aha. Ja alla ei ole mõtet maitseainet panna. See tuleb jah. Nii, ega see, olgem ausalt, see suhkrut ei ole ja see sulama ei hakka. Sool on, mis nagu läheb sisse, aga see küpsetus tuleb nii pikki nii, et tegelikult võib juba sükse poole tunni jooksul peale minna, et ei juhtu mitte midagi sellega, et ei ole tal häda miskit. Eks ta maitsestab. Ja õli aitab vedeldada nagu nii kohe ja soolad sisse viia, et selles suhtes on hästi. Ja ega siis muud, 130 on grill, õunapusuits on all, tugev õunapusuits, selles mõttes, et kogust on nii öelda, et ei ole niisama seal vaikselt ei sirise, vaid ikka tossab. Vot, aga Näeme ahju. Jah, poole tunni pärast paneme ahju. Lehma peale, vau! On kena, et kui on suur küll. On jah, see konfimaks on super. Ei tohi unustada, et siin on ka veel 2 kihti reste endiselt. Palju on neid peale olnud? Tund? Tund on meil, jah, on tund. Martin, ütle midagi. Ma arvan küll. Või natuke rohkem isegi, 1,5. Ja vaata, kus on on hakanud liha tagasi tõmbama kondi pealt. Ühel rohkem, teisel vähem. Jah, tempi veel ei ole, on ja. Kuigi midagi halvasti ka ei ole koos olla. Et siuke, ma olen, siin on tund veel, siis üks neist sõpradest läheb ära fooliumisse. Ei, meil oli teine plaan. Proovime lihunikupaberiga. Hetkel on tal see koorik ka päris ei ole tekkimas. Tekkimas jah, aga niiski on veel. Niiski on jah. Siin on aega minna veel. Aga laseme tund veel. Jah, niimoodi, tund on möödas ja meil on see pikem ja lühem variant, siis ma valin pikema, kuna sellel on nagu see popp on kõrgem. Jah, et ta on natukene paremini kinni. Nii, ja ta on ka resti küljes kinni väga hästi. Nii. Nüüd siis töö, mida ma ei oska, ehk voltimine. Sellega siia kuidagi, jah. Loodetavasti ei karga leek. Ühesõnaga, ei põleta meie butcherpaperit maha. Et ühesõnaga, see jääb paljalt kuni lõpuni. Siin on veel omajagu minna, aga tunne juba käe sees, kui neid katsud. On päris hea, ma ütlen sulle. See rasv on mõnusalt sulanud ja on näha ka, et vaatab kaameraga siia korra. Loigud on peal ja need on ikkagi puhas rasv, mis on üles välja sulanud. Vot nii. Aga näeme. Et meie ridi on siis, praegu on siin maal, aga käetunne ütleb, et seda veel pole päris see, et tahaks veel natuke. Kas siit ka läbi läheb?
kusjuures siin on temp maas, ei ole nii palju. Igaks juhuks ütlen algatuseks, et see on meie 6. roog täna. Jah, tööpäev on olnud pikk. Ja, et nüüd ma veersin siia tuppa sisse, et siis viimane jõupingutus teha. Jõu ja elu numbrid. Jah, ühesõnaga, meil on test siis. Kõigepealt 6,5 tundi oli kogu aeg neil. Ja ikkagi on niimoodi, et ühelt poolt, kus ta oli rasvasem, on ta pehmem, kui teiselt poolt, kus ta hakkas nagu see rasvakogus oli lihases vähem, sealt ta oli kõvem. Tundmatu loomanahk on see, ehk siis wrapitud variant ja siis teine on see. Ja mis ma oskan öelda, paneme nad joonele. Muidugi, jah, Tino ribid. Et võtan siit selle vahelt. See, mis see krõmpsub, on alt see nahk. Et tada. See oli see väikse pehmiku tegema. Jah, pehmiku. Nii. Maitseme korraga, on ju, selles mõttes, et... Lõikame lahti ja vaatame, kuidas välimusel ka natukene erinevust on. Mõlemad said nüüd üks pooltunnikest puhata ka. Jah, ja on näha, et siin on ikka rasvavoolmed olnud jõhkrad. Kui vaatate seda, ma ei tea, kas on, kui rasvane on see butcherpaper siin või see lihuniku paber siin, siis oi, siin on kondid täitsa lahti. Mina ei tea, kes see kurat sidus, et niimoodi siit kehvasti lahti tuleb. Siit viskas kondid välja selle peale. Nii, eemalda. See on ikka nii kokku tõmmanud, kui kokku tõmmata üldse saab, jah? Võtame selle ka siis siit. Ei ole mõtet lolli mängida. Aga ütleme niimoodi, et välimuses on väga suur vahe sees. Kas ta nüüd on lihase vahe? Pigem mitte. Ei ole, ma võtsin samast kohast. Ma võin igaks juhuks seda lahti lõigata siit veel. Ikka väga suur vahe. Jah. Ja ma mõtlen pigem, kas see on nüüd loomast sõltub? See on pigem nüüd samast kohast, vaata kui vaatad seda. Ei, ma mõtlen, kas see loomast sõltub, et on erineva looma omad. Ei tea. Siin on näha, et on seda parki või seda nagu koorikut on oluliselt rohkem. Koorikut on rohkem ja see on oluliselt tumedam, see nii-öelda suitsuringi laadne toode. Nii, aga korjame kondid kokku. Nii. On siis siit ka selle. Kont eraldub. Väga lihtsalt. Ei, see on kuidagi pehmem lõiga. On pehmem kuidagi, jah. Ma mõtlen, me ei saa nagu senikaua, kuni ta ühelt loomalt ei tule, siis on väga keeruline. Kumba enne proovime? No proovime seda. See on siis paljalt otsast lõpuni. Põhimõtteliselt Franklini meetod on see. Cheers. Jah. Ikka on hea. Ma vihkan seda, mis sa mu kõhuga teed, aga väga maitsev on. Tõesti väga maitsev on. Täna oleme lihtsalt nii palju... Aitäh, Vikman, selle ülikvaliteetse veiseliha eest.
täna väga palju söönud, aga isegi ka selle täiskohuga on ta tegelikult mega hea. Nii, ja see on siis nüüd meil butcher paperi ütle eesti keeles. Lihuniku paberi sees olnud. Cheers. Cheers. Käsin sulle eesti keeles öelda, siis ütleme cheers. Mõlemad väga pehmed, aga see oli miskipärast mahlasem. Jah. Ja aga sa ei öelnud, et see ei ole mahlasem? Ei. Ma ütlen, mõlemad on pehmed ja mahlased. Aga maitse? Mulle meeldis siin rohkem. Mulle meeldis see natuke rohkem isegi. Mulle meeldis just selle bark. Jaa. Koorik. Ja no tegelikult me võime kasutada ingliskeelseid väljendid siin. Barbecue on ikkagi sealt maalt tulnud ja austusavaldus sinna poole ka, et väga-väga maitsev on. Seda küll, aga kumba sa kodus teeksid? Hea küsimus. Ma võtan seda koorikut rohkem siis. See on väga hea. Ma tõesti ei tea, kas see nüüd on lihas kinni, aga see on oluliselt pehmem ja mahlas. Pehmem kindlasti. Maitse on nagu sama. Ei no maitses peabki olema sama. Koorik on siin ilmselgelt nagu parem. Ja olgem ausalt seda, kui searibi sa ei tee selle kooriku pärast, siis ta läheb nõmedaks tegelikult. Seda sa nagu mõnes mõttes teed ikkagi. Sa tahad seda koorikut. Ja üks kindlasti teema veel. Me küpsetame ju seda munas. Ja tegelikult see räppimine või siis nii-öelda kinni katmine on vajalik ju ahjudes, mida köetakse otse puuga. Sest ta lõpuks hakkab tahmama ja ehitama seda liiga tugevat koorikut sinna siis ütleme peale, et selles suhtes, et selle pärast kasutatakse seda. Ehk siis põhimõtteliselt munas tehes ei peakski tegema. Ja siit on ka näha, et selles suhtes, et see jääb nagu lõpuni tegelikult väga hea. Absoluutselt. Et kui ma kasutaks offset stiilis või siis nagu otse puuküttega, et siis ma loomulikult sellepärast, et see lõpuks ennem kui ta valmis saab, siis ta tekitab endale liiga tugeva ja selle krõbeda kooriku peale, et sa pead kaitsma teda. Nii et kelle muna, siis mina soovitaksin kindlasti lõpuni paljalt ja kui kellegil on otse puuküttekahi, siis ja no see peab nüüd jälgima, ise pead jälgima seda koorikut. Et kas ta on sul, hakkab nagu täitsa nagu nagu kopiks minema, siis sa ei saa seda süüa enam. Et siis on, täpselt enne seda, kui ta selliseks muutub, mina ei tea, millal see juhtub, aga siis on aeg nagu räppida, aga vahet pole. Aitäh, Vikman, sellepärast, et veiseribi ei ole mingisugune hullult keeruline asi teha. Testisime ära Pitmaster X-i variandi siin peal. Väga hea. On küll. Isegi kastet ei küsi. Ei küsi, jah. Meil oli alguses mõte, et me paneme seda barbecoa kastet, aga mul praegu küll suu ütleb, et seda küll siia vaja ei ole. Ei, kindlasti. Ehitab veel mingi maitseprofiili, aga lõppkokkuvõttes praegu see lihtsuses on nagu see võlu. Okei, see ka ei ole mingi lihtsalt sool ja pipar ega ka SPG, seal on mustmilline asju sees, aga tõesti väga maitsev on. Et ma arvan, et see oli Vikmani meediatuletus selle kohta, et poisid, veiseribi on ka olemas. Ja leia kvaliteetne tükk ja see on võib-olla isegi parem kui
ma ei julge seda öelda välja. Sigaribi või? Jah. Vaheldust pakub kindlasti nagu. Vaheldust kindlasti, et selles suhtes, et ma kindlasti teeksin 10-1 umbes või niimoodi, et selles suhtes, et... Kusjuures, ma ütlen midagi hästi vastuolulist nüüd. Too aasta, kui Euroopa meistriks sai tuldud, siis me olime Kristjaniga ka parimad brisketimehed Euroopas. Kus igales võistlusele me lähme, siis enamus inimesed arvavad, et me võidame brisketi. Ma pole suurem asi brisketi sõber, kui aus olla. Kes meist on? Jah. Aga minu arust see on nagu palju parem kui brisket. Kui ükski sinu tehtud esikoha brisket? Võib küll nii öelda, sellepärast, et need Wagyu brisketit sa ordad, neid on raske võrrelda, see täiesti teine maailma maitse. Aga kodus nagu, ma ei ole teeks seda, eks. Aga kodus seda teeks, ja see on super, ja kõige lisaks see, mis paljalt on, väga palju lihtsamalt ei saa midagi teha, nagu sa paned ta ahju ja võtad ta välja. Jah, lihtsalt vahepeal on selline väike 6 tundi. 6,5 tundi, jah. Inku annab minna seal ja ongi kogu lugu. Küsimus, me panime õunasuitsu, kas oleks võinud rohkem nagu kangemat suitsu olla? Minu arust oleks selle ära kannatanud tõenäoliselt. Ei, kindlasti oleks. See, ma usun, et siia kannataks ka mingit tamme või pekaani või mis iganes. Pekaani. Aga siis arvestama peab sellega, et sa paned seda väiksema koguse. Ehk siis ta on nii palju intensiivsem, et sa paned teda vähem. Vähem, aga seal pead arvestama ka sellega, et see tugevam puu tegelikult suitseb palju kauem. See õunapuu on sealt läinud nagu juhti, aga need kestavad seal päris kaua. Et ei tasu karta neid hikkoresid ja poustauke. Ei, kindlasti mitte. Selles suhtes, et see on järgmine uus selline maitse nüanss. Et me oleme harjunud oma õunapuu ja lepapuuga, sest et see on meile omane, aga kõik need teised puud on ka tõesti. Kui sa paned hikkori näiteks klotsi sinna ahju, see kaugelt tunned ära, et tegemist on hikkori puuga, sest et tal on nii spetsiifiline oma lõhn ja lõpuks tuleb see spetsiifiline maitse ka. Aga siit kohalt on hea lõpetada. Kui tahate vaheldust, tehke veiseribis, et tõesti on seda väärt. Et see on üks parimaid tükke, mis selle veise küljes on. Aga mine vaata video algusesse tagasi, milline nägi meie veis liha välja. Et selle järgi saad ise vaadata poest tegelikult seda, et sa otsid seda... Seda on raske, sest et kui ta on keelme all peidus, külje pealt. Pigem sa saad selle, kui sa ostad ikkagi välismaist. Seda küll, jah, aga see premium toodet nagu. Premium toodet, jah. Ma olen näinud samasugust nii-öelda rasvumist ka Prisma Poola veisel, aga ta ei tund lõpuks selline. Ma ei tea, miks. Ja seal oli üleüldiselt oli niimoodi... Ma arvan, et see oli tegijas. Jah, loomulikult. Praegu said selgeks. See oli nii raske ka. Ja, see oli päris keeruline. Hullult raske on teha seda. Täpselt. Nii, aga aitab mölast. Tehke seda. Aitäh, Vikman, aitäh, Märt. Challenge tehtud. Pole raske. Väga raske oli, Märt. Sa ei kujuta ette, kui raske see oli. Õige, jah, see oli meil ju... Challenge. Challenge, jah. Mõlemad on väga head. Selles mõttes, et midagi öelda. Olgu pääle. Ma ütleb, kõht on liiga täis, ma olen liiga väsinud. Subscribe'i, pane like'i, kui meeldis, kommenteeri, mis sulle ei meeldinud või siis meeldis või mismoodi sa teeks. Või kust head veiseribi leiab. Või mida sa kasutanud oled, kui sa teed. Ja tule järgmine nädal tagasi. Tšau!